Räägime ka aminohapetest. Neid on mitmeid ja nad on meie heaolus üsna tähtsal kohal. Siin on glütsiin, mis on närvisüsteemi, une, liigese ja naha tervise toeks. Glütsiin aitab rahustada aju, parandab une kvaliteeti ja toetab kollageeni tootmist. Teda muidugi saab toidust, lihast, kalast, luupuljongist, aga saab ka võtta lisandina. Et igaks juhuks on ta ka minu esmaabikapis. Ta aitab õhtul lõõgastuda ja magada. Ja kui palju teda siis võetakse, siin purgis on, 200 grammi. Unele võetakse 3–5 grammi. Nagu ikka soovitatakse alustada väiksemast annusest, nii et 3 grammist, aga ma olen ka kuulnud, et võetakse 10, 20 ja 30 grammi. Aga ma ei hakka seda soovitama ise, ma ei ole arst. Nii et 3–5 grammi ei tee kellegile halba, aga rahustab ilusasti närvisüsteemi maha ja mõjub hästi une kvaliteedile. Ta on üldiselt hästi talutav, selline magus pulber. Et mind pigem isegi häirib see magus maitse, aga iseenesest ta ei ole mõru, et ta on nagu glükoosiamps selline. No liigestele ja kollageeni tootmiseks soovitatakse teda võtta 5–10 grammi päevas ja võib võtta 1–2 korda päevas. Et mitte ühe toidukorraga, mitte toidukorraga, vaid võtmise korraga. Hästi mõjub, kui on kõrval veel proliini ja lüsiini. Aga kui te joote näiteks luupuljongit või sööte liha, siis sealt saate muidugi neid teisi aineid ka. Isegi kui te kasutate lihtsalt kollageeni. Ja lihtsalt väikesed annused soovite võtta, mõned on võtnud sellise depressioonilaadse olekuga ja ütlevad, et sellest on väga palju abi olnud. Et võib siis ka võtta väikseid annuseid päeva jooksul 1–3 grammi. On kiidetud seda kõvasti. Otsige, soovitan.